Räägime püsipikendustest. Soovijad kasvatavad oma juuksed välja päris mitu aastat enne, kui lasevad need rastapatsideks teha, sellepärast et rastapatside tegemise protsessi käigus läheb juuste algsest pikkusest kaotsi umbes kolmandik, vahepeal kuni pool, oleneb juukse tüübist, juukse tihedusest ja soovitud tulemusest. See on üsna palju, sellepärast pakkuma alternatiiviks püsipikendusi. Nende kinnitamiseks on vaja 15 cm juukseid vähemalt. Ma olen neid teinud ka 10 cm juustele, aga see on valusam, need ei kinnitu nii hästi, nii et ma ütlen miinimum 15 cm juukseid. Mida pikemad nad on, seda parem. Pikendused valmistan ma ise, seega ma saan kontrollida tooni, materjali, paksust, pikkust, otsad kas tömbid või lahtised, nii nagu soovid. Materjalidest on valida kas kanekalon, mis on sünteetiline juuksekiud, või päris juuksed. Mõlemal on omad plussid ja miinused, soovijatel on omad eelised, seega tuleb ise otsustada, mis rohkem kõnetab, mis rohkem meeldib. Kanekalon on siis sünteetiline juuksekiud, see on odavam variant, nendest saab teha pikad juuksepikendused, aga neid ei saa värvida. Neid on saada erinevates toonides, aga sa pead kohe alguses teadma, mis tooniga patse sa soovid kanda. Materjal algselt on selline, nendest tehtakse ka afropatse näiteks ja siin on üks näide blondist pikendusest. Päris juustest tehtud pikendused on kallim variant, kuigi see on suhteline väide, enamuse jaoks on see täitsa tehtav hind, eriti kui sa tead, mida sa tahad. Ning nendest saab maksimumrealistliku tekstuuriga pikendused. Põhimõtteliselt ei saa aru, et sul oleksid pikendused. Ja neid saab värvida ka pärast, kui sa soovid seda teha. Mõnele ei meeldi mõte teise inimese juuste kandmisest, temale sobib kanekalon rohkem ja mõni soovib maksimum realistlikku tulemust, temale sobivad päris juustest tehtud pikendused. Lisaks sellele olen ma ka teinud pikendusi soovija lähedaselt, mõni sõbranna näiteks lõikab oma juuksed maha ja siis selle asemel, et ta need ära viskaks, annab need soovijale, soovija saadab need mulle, ma teen nendest pikendused ja siis sa tead täpselt, kelle juukseid sa kannad. Kui sul on terve pea pikki juukseid, tihe kasv ja sa soovid tulemust ainult pealaele, võib-olla taha ka, siis saad teha nii, nagu me tegime siin, et lõikad oma küljed maha, saadad need juuksed mulle, ma teen nendest pikendused, siis sa kannad rastapatse püsipikendustega iseenda juustest tehtud. Muidugi soovitud tulemus peab ka olema selline, siis on terved pead muidugi. Sisuliselt teen ma neid samad moodi nagu rastapatse, lihtsalt natuke agressiivsemalt, sellepärast et materjali all ei ole kedagi oma peanahaga valu saamas. Ja ma kasutan enamasti siis sellist tööriista, mille ma ise tegin. Ma nimetan seda kiilisabaks, kuna ta on sarnane. Vaatan filme, kuulan muusikat ja aina toodan. Pikenduste kinnitamine toimub samad moodi kiilisabaga. Valitud sektsioonist saab rastapats nii nagu tavaliselt. Otsa jätan lahti, teen 4, pikendus tuleb vastu samad moodi. Lahtised juuksed on 4 ja toimub avatari meetod. Sedasi saab ühtlase ülemineku, sedasi saab hea kinnituse, sa ei pea neid kunagi lahti tegema, uuesti sisse punuma, kõik see jama, mis afropatsidega, ajutiste rastapatsidega kaasneb. See on sinu rastapats, enda juustest tehtud püsipikendusega ja need ei nihku. Välja arvatud siis, kui sa tegeled näiteks vee ekstreemspordiga, näiteks wakeboarding, siuke teema, et sa lendad kiiruse pealt järjest märgede patsidega vette. Nad hakkavad nihkuma ajapikku, nii nagu juhtus siin näiteks. Need ei ole minu tehtud rastapatsid, aga ma tegin need korda restart hoolduse käigus ja seni nad ei ole edasi nihkunud. Hoolduse ja paranduse kohta saame rääkida eraldi videos. Lisaks sellele, kui sa tuled pesust, siis ei tasu oma patse agressiivselt väänata, nagu mõned teevad seda, eriti siis, kui sul on püsipikendused. Pigem soovitan ma patsutada neid kuivaks rätikuga. Sellest ma saan ka rääkida eraldi videos, kus me räägime pesust ja kuivatamisest. Ja kuna rastapatsid kasvavad ajapikku ise edasi, kõik see juurdekasv pusastub järgi, muidugi hooldus aitab kaasa, kui on vaja, siis paari aasta pärast saab pikendused otsast ära võtta ja alles jäävad sinu enda juustest valmistatud rastapatsid. Väga šef. Sellised variandid. Kui sul on küsimusi, jäta kommentaar, ma vastan neile, kui on vaja siis videoga. Kui see video pakkus sulle informatsiooni, jäta like. Kui sa soovid rohkem teada rastapatsidest, siis telli ehk subscribe. Ja kui sa soovid rastapatse, siis tead, mina valmistan neid ja ma saan neid sulle pakkuda, seega suhtleme edasi Facebooki lehe kaudu.